Miks me seda teeme? Me tahame muuta maailma, näidata, et ikkagi tegelikult ringmajandus on võimalik. Väga palju on sellest räägitud, rohepööre nõuab väga palju rohkem toormaterjale, kui me täna suudame toota. Ilmselge on see, et neid tuleb juurde toota, aga ringmajandus kindlasti annab sellele kõvasti leevendust. Tšau! Minu jalge all on hetkel umbes 120 miljonit tonni tuhka. See ei ole looduslik mägi siin. See on inimtegevuse tagajärjel tekkinud. Me oleme Eestis üle 100 aasta kasutanud põlevkivi. See on hoidnud meie toad soojad ja valged, aga sellel on olnud ka keskkonnamõju. Mitte kõik, mida me sealt maapõuest välja oleme toonud, on leidnud kasutust. Sellest põlevkivist energia tootmisel tekivad ülejäägid ja need ülejäägid on ladestatud siia, sellistesse suurtesse tuhamägedesse. Aga see kõik, mis siin all on, ei pruugi olla täiesti väärtusetu. Siin võib olla asju, mida me tegelikult tulevikus vajame selleks, et seda sama rohepööret ellu viia. Ja selleks, et sellest natuke paremini aru saada, oleme siia tulnud kohtuma Ragn-Sellsist Alar Salustega, kes sellest natuke lähemalt meile räägib. Tšau! Osa projekti mõte on enne kõike see, et luua siis olukord, kus oleks võimalik jäätmeid võtta taaskasutusele ja taaskasutusele võtta niimoodi, et need materjalid, mis sellest toodetakse, vastaks siis täna sellise kõrge kvaliteediga toorainele. See põlevkivi tuhk, mille peal me praegu seisame siin, et see on nagu suurepärane koht, kust alustada ringmajandust, et seda on väga suures koguses ühes kohas olemas. Ühtepidi, et teistpidi ta on nii-öelda tööstuse jääde või jäänuk, mida siis on täna võimalik siis toormaterjalina kasutada. Kui sa võtad selle tuha endale kätte, siis selle tuhaga sinu käega reageerib ennekõike kaltsium. Me alustame kaltsiumist, meil on plaanis siis võtta tuha seest välja kaltsium, võtta CO2 kas korsnast või õhust või kust me seda nii-öelda kätte saame ja panna need kokku ja toota kaltsiumkarbonaati. Kaltsiumkarbonaati, mille suurust ja kristalli kuju me saame mõjutada ja see oleks siis see esimene toode, et kasutada ära see kaltsium. Mis ta eelis ongi see, et kuna me paneme oma tootesse CO2, mida seal enne ei ole, siis selle toote jalajälg on kindlalt konkurentsitult CO2 võrdes kõige madalam täna turul olevale ja ka tegelikult kõik see materjal, mis jääb sellest tootmisest nii-öelda sellest kaltsiumkarbonaadi tootmisest järgi, selle jalajälg on samamoodi vähendatud. Et me tahame luua uut tööstusharu, läbi selle vähendame nii CO2 heitmeid kui ka tegelikult maakasutust ja kaevandamist ja kogu selle mõju, selle ringmajanduse mõju on see, et tegelikult värske tooraine kasutamise intensiivsus väheneb. Kaltsiumkarbonaadil on väga laialdane kasutusala, et kui igapäevaelust vaatame, siis näiteks seda kasutatakse paberis, seda kasutatakse täiteainena plastikus. Ma usun, et igaüks on maitsnud kaltsiumkarbonaati läbi vegan piima. Et vegan piimas kasutatakse kaltsiumkarbonaati, et anda talle selline ilus valge värv ja ka kaltsiumisisaldus. Kui me 3-4 aastat tagasi selle projektiga nii-öelda avalikult rohkem alustasime koostöös Eesti Energiaga, siis juba siis hakkas tekkima mõte, et see tuhk on enam-vähem on teada, palju on tuhka ladestatud ja palju seda tekib iga aasta. Aga tegelikult Ida-Virumaal on hinnanguliselt kokku 1 miljard tonni jäätmeid, mis kõik ei ole kindlasti see tuhk. Aga ütleme, sellest 1 miljardist kuskil 600-500 miljonit on tuhk ja ülejäänud materjalid on tegelikult ka potentsiaaliga, et neist saaks samamoodi toota toormaterjale, mis oleksid vähendatud CO2 jalajäljega ja samas 100% taaskasutatud materjalidest. Tartu Ülikooli projekt ongi siis võtnud kätte, et koguda kokku kõik andmed, mis meil on olemas nende ladestatud jäätmete kohta ja ka võimalusel kaardistada, testida neid jäätmehunninguid, et andagi sellele selline ringmajanduse potentsiaal. Et vajadus on olemas, meil on potentsiaalne toore ka olemas, aga seal vahel on kindlasti see tehnoloogia loomine, mis ei ole lihtne ülesanne, aga kui seda teha, siis nii-öelda võidaks kõik Eestis. Täna meil on olemas ehitusluba demotehase jaoks, et plaanis oleks selle aasta lõpus hakata juba füüsiliselt ehitama seda demotehast
Eesti Energiaga me täna otsime viise, kuidas seda tuhka kaevandada siis niimoodi, et see oleks keskkonnale ohutu nii demotehase jaoks, aga ka siis nii-öelda suures skaalas, et sellisel juhul me kaevandaksin ikkagi üle 1 miljoni tonni aastas. Ja kui kõik läheb plaanitult, siis demotehase õnnestumisel me hakkaksimegi siis projekteerima ja rajama siis seda tööstuslikku tehast. Demotehas hakkab tootma kuskil 3000 tonni toodet aastas ja tööstuslik tehas hakkaks tootma kuskil 500 000 tonni. Noh, see projekt üldiselt loomulikult inimkonna muresid ei lahenda, aga see näitaks teed, et ikkagi selle ringmajanduse poole ja see on hästi tähtis. Me oleme saanud põlevkivist väga palju. See näidanud meil riigina kasvada ja taganud meile sellise julgeoleku, mida meil ilma selleta ei oleks võib-olla olnud. Samas me teame, et sellel ei ole ka pikka tulevikku. Eesti Energia ise on seadnud omale eesmärgiks, et toota rohkem taastuvenergiat ja tegelikult vabaneda sellest põlevkivi põhisest elektrist aastaks 2035. Selle kõige ülesehitamine võtab aga ka materjale ja seetõttu ongi nii äge näha, et nad sellistes projektides osalevad. See on minu jaoks ideaalne näide sellest, kuidas asjad peaksidki toimima. Ideaalne näide ringmajandusest ja tööstusökoloogiast. Meil on siin Eesti Energia, kellel on materjal, mida kasutada. Meil on Ragn-Sells, kellel on protsess, kuidas sellest materjalist rohkem väärtust saada, kuidas seda kasutusele võtta ja meil on siin ka näiteks Tartu Ülikooli näol, kes aitab sellest kõigest uut infot leida, teadus-arendustööd teha ja niimoodi tegelikult see keskkonna ja kliimaeesmärkide poole töötamine peakski käima. Me ei pea mõtlema seda, kuidas maapõuest aina rohkem ja rohkem asju välja tuua, vaid mõtlema selle peale, mida me juba oleme toonud ja kuidas seda paremini kasutada, nii et seda siis rohepööre tulebki.